sel ajal, kui terve ilm on ärevust täis olnud, kui rahvad on kartnud uut suurt verevalamist tulevat, on meie väikene Eesti riik rahulikult ja häirimata oma igapäevase töö juures viibinud ja julge olnud oma puutumatuseks. Meie tahame rahus elada, rahus tööd teha, meie tahame tülidest eemale jääda ja tahame kaasa aidata, et terves maailmas rahu võidule pääseks. Juulil sündis suur pööre Eesti töötava rahva ajaloos. Langes reaktsionääride ja sõjaprovokaatorite võim. Eesti töötav rahvas võttis oma saatuse otsustamise enda kätte. Sa kujutad, 2005. aastal üks vanamees karjub mulle raadios, kurat, et kõrib tuleb kõigil läbi lõigata. Mis ta ise on? Ja millest nad süüdi seal? Nad olid mopitud poisid. Aga teiseks terve maailm võitles ju fašismi vastu. Mis unustatakse ära veel? Mina leian, et piinlik on, kui ma kannan Hitleri raudristi. Sest terve maailm võitles ju selle vastu. Ma ei saa sellest lihtsalt aru. Ajalugu ei ole nii must-valge. Et komsomoli astumine oli sinu jaoks võitlus natsismi vastu? Minult lihtsalt öeldi, et no kas on nüüd, et lihtsalt toodi see pilet mulle, paluti pilti. Seal kolhoosis nüüd keegi muld arutas, mis asi see komsomol on või. No mul ei nagu see küsimus ka, mingiga ta ei olnud ju parteiline organisatsioon tegelikult. Ma ei teadnud ju sellest asjast siis mitte tuhkagi, mida ma pidin siin teadma 14-aastaselt. Praegu küsin 14-aastaselt, kas ta teab, mis erakonnad meil on või? Mina ei usu küll, et ta teab. Mina väga kahtlen. Mõni täiskasvanugi ei tea, mis erakonnad meil on. Või mis üks erakond taotleb, mis teine. See on minu hobi, et mina huvitun sellest. Siis ma olen kõik asjad läbi teinud. Aga nüüd on niisugune, kui see oli komsomolis. Sa astusid mis aastal partisse? 53. pärast Stalini surma. Või õigemini, jumal ei mäleta. Jah, pärast surma. Paar kuud pärast. Kutsuti sind või läksid ise või? Ei, ma läksin komsomolist otse automaatselt nagu edasi. Ma ei oska seda öelda. Mind ei töödelnud keegi. Ma ei saa aru, miks selle üle nii kangesti arutatakse. Praegu üks hüppab ühest parteist teise, kurat ühest äärmusest teise hüppab. Keegi ei küsi, miks ta sinna läks nüüd. Vaata, kus need hüppavad ühest erakonnast teise. Kogu aeg kuradi kuhugi hüppavad. Mind paneb see lausa imestama, et kuidas järsku vaatad muutuvad teistpidi kohe või. Aga nii ma küsin, oli Isamaas ja järsku kurat on Keskerakonnas ja Keskerakonnas järsku Respublikas. Peaistaristlik on, need on ju täiesti erinevad asjad kõik. Aga see on täielik ju nõukogulik mõtlemine. Nagu see väärastunud vorm oli. Ja kogu aeg me pumpame ikka seda 15 aastat on möödas, me ikka pumpame seda. Kas keegi oli komsorg või keegi oli seal või seal. Ma ei saa lihtsalt sellest aru, see on lihtsalt rumal jutt minu meelest. Lihtsalt keegi Euroopas niisugust asja ei küsikski. See on ju lollus. Ma ei tea, see Saksamaa välisminister oli
ma ei tea, mille eest võitlen, praegu mälu on ju niimoodi, tema oli, ma ei mäa, nüüd kurat aastaid on välisminister. Keegi ei küsi ta käest, mis sa kurat 15-aastaselt tegid. Et olid punk või ei olnud punk. Aga meie pumpame ikka 101 lööki, nagu lolliks läinud või. Vaadaku natuke elu ringi, mismoodi see asi käib. Sest Eesti on olnud, see on küllalt raske väikesele rahvale niimoodi neid asju läbi teha, sest vaadake, kui palju võime ja asju on siit üle kõik käinud. See ületab inimmõistuse, mis siin on toimunud ja kuidas see rahvas on osanud kohaneda. Nüüd me võime selleks rääkida või rääkida, kuidas aastakümneid Eesti naine võidis eesti keelt elusana. Praegu on niisugune tunne, et raadio lööd lahti, siis kurat on pudrumokkasid täis. Sellest ka ei vallat. Eesti keelt on kuhugi, ma ei tea, õhku lennanud. Teistelt nõuame, aga oma lastelt ei nõua eesti keelt. On praegu ka sulle ette heidetud seda parteilisust ja komsomoli? Kes see loll mulle ette heidab? Mul pole niisugust lolli tuttavatki, kes seda ette heidaks. See peab ju muuda loll olema. Ega ideoloogiat ei saa hukka mõista. Režiimi võib hukka mõista, aga ideoloogiat ei saa hukka mõista. Loe kommunistliku partei põhikirja, nagu brillanti loed. Ainult sellest ei tehtud mitte midagi, see keerati pea peale ja tegutseti teisiti. Selles on asi. Sest kui diplomit tahad saada, siis sa ei räägi, et Freud on filosoof nõukogude ajal. Sa lihtsalt vaikid sellest. Ja teed oma eriala. Pole mõttetud ju lahingusse minna, kui võitu ei ole näha. Elama tuleb jääda. Selleks, et midagi teha. Nii et seda ideoloogiat sa uskusid? Aga muidugi uskusid. Все до рассвета, зверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то